Enne praktikale minemist tutvusin mina Maksu- ja Tolliameti kodulehega, et olla kursis selle asutusega, kuhu ma kohe varsti praktikale suundun. Lisaks tutvusin ka osakonna põhimäärusega, et teada, millega see osakond tegeleb ja olla paremini kursis sellega, mida ka mina kohe praktikal tegema hakkan. Nii sain ma ise paremat aimust sellest, mida ma tegema hakkan ja mida näiteks ka praktikajuhendaja minult ootab. Enne praktikat praktikajuhendaja peaks läbi mõtlema, miks ta tahab praktikajuhendaja olla. Lisaks peaks ta organiseerima praktikandile töökoha, töövahendid, õigused ja mõtlema läbi, milliseid tööülesandeid ta praktikandile annab. Praktikant peaks enne praktikale asumist hästi läbi mõtlema, millised ootused on temal praktikale, miks ta tahab just siia tulla praktikale ning mõelda ka sellele, et millega tegeleda tahaks. Minu jaoks on oluline, et on tahe ja huvi töö vastu, kuhu praktikale tullakse. Praktika alguses istusime me kohe oma juhendajaga maha ja rääkisime läbi, mis selle praktikaperioodi jooksul saama hakkab. Millistesse tööülesannetesse mind kaasatakse, kes on need tiimiliikmed, kes töötavad koos minuga ning kuidas üldse kogu praktikaperiood välja näeb. Nii sain mina tutvustada enda juhendajale, millised on minu ootused praktikale. Ja ka sain rääkida, millised õpiväljundid tuleb minul läbida Sisekaitseakadeemia Finantskolledži praktika raames, sest tema ju neid ei tea. Praktika jooksul olin ma väga avatud, aktiivne ja huvitusin nii-öelda kõigest. Absoluutselt sellest, mis toimub asutuses, minu osakonnas ja ka mujal. Vaid tänu sellele, et ma olin ise aktiivne ja huvitusin kõigest, sai ka minu juhendaja mind toetada, nõustada ja vajadusel olla toeks erinevate ülesannete lahendamisel. Vaid selline omavaheline koostöö tegi minu praktika mulle väga meeldivaks. Kõige rohkem meeldisid mulle erinevad osakondade vahelised üritused ja ka lihtsalt koostöökohtumised. Nii näiteks oli vaja mingisuguseid arutelusid pidada ning nii nägin ka mina, millised inimesed meil veel osakonnas ja asutuses töötavad. Kõige rohkem meeldis ka mulle, nagu praktikandile ikka, majast väljas käia. Praktika jooksul käisime me törvaatlusi tegemas, niisama vaatlustel ja ka vara arestimisel. Niimoodi näeb ka tudeng, et Maksu- ja Tolliametis töö ei ole pelgalt ainult kontorilaua taga istumine, vaid saab ka vahepeal majast väljas käia. Lisaks kaasas mind minu juhendaja erinevatesse ülesannetesse, mis olid temal lisaülesannetena olemas. Nii näiteks sain ma osa võtta sisekoolitajate klubi üritusest ning käisin ka juba praktika ajal maksutarkust jagamas teises koolis. Minu arvates on kõige olulisem ka konstantne tagasiside, sest peale praktikaperioodi räägid sa niikuinii oma juhendajaga. Aga väga oluline on anda ka tagasisidet praktika jooksul. Teada, mis on läinud hästi, mis on halvasti ja mida võib-olla saab veel teha. Ning loomulikult aitab igale tudengile seda praktikaperioodi järjest meeldivamaks teha, kui saab võtta osa üritustest või sündmustest, mis ei ole otseselt seotud sinu tööga. Nii näiteks kaasas mind minu tutvumispraktikal minu tollijuhendaja enda tiimi tegevistesse ja me käisime ühe päeva õhtul kõik koos sulgpalli mängimas. Mulle väga meeldis selline koostöö. Ole aktiivne, ole sõbralik, ole uudishimulik ja küsi hästi palju. Ole valmis olema iseseisev, ole meeskonnaliige, ole avatud koostööle ning ole julge saama tagasisidet. Ja ole julge ka tagasisidet andma. Ära karda eksida. Praktikaperioodi lõpus tuleks enda juhendajat tänada. Tänada tema toetuse ja tema aja eest, sest ikkagi õpetasid nii sina teda kui ka tema sind. Lisaks tuleks teha kokkuvõtte ja eneseanalüüs, kuidas praktikaperiood möödus, mida õpiti ja mida võib-olla oleks saanud teha paremini. Lisaks, kui ka puututi kokku erinevate inimestega asutusest, soovitan jääda nende inimestega suhtlema. Sest ikkagi Maksu- ja Tolliamet eeldab, et kõik need tudengid tulevad ühel päeval meile tööle. Ja nii on palju lihtsam luua meie EMTA tunnet. Minu ootus praktikandil on loomulikult see, et ta asuks meile tööle. Reeglina minu tiimi praktikandid on alati saanud tööd minu enda tiimis. Ja kui peakski olema, et minu tiimis pole kohta või siis praktikant on leidnud muud väljundid, siis soovime ikka, et kontakt püsiks ja areng jätkuks.